Tervist, minu nimi on Aleksander Eeri Laupmaa ja vaatate Fotograafika jutusid. Minu tänane külaline on Rain Lõhmus. Tere, Rain! Tere! Kust kohast täna jõudsid siia? Kodus tegelikult ma jõudsin eile juba siia Tallinnasse. Selge. Mis aastal sa kooli lõpetasid? Millise? Ükskõik millise, keskkooli kõigepealt? Keskkool oli 84. 84 ja mida sa siis õppima läksid? Tulin Tallinnasse ja Tehnikaülikooli, mis oli TPI tol korral nimega ja ma arvan, et eriala oli tööstuse planeerimine kõlab uhkelt. Nii, ja miks see sulle põnevust pakkus? See oli kuidagi niisugune, mulle tundus, et ta oli midagi nagu majandusega seotud, aga mitte liiga teoreetiline ja samal ajal ma ei tundnud ennast väga hästi joonestamises ja füüsikas, et siis ta oli selline, kus neid asju väga palju ei olnud. Ja ausalt öeldes ta oli ka natuke niisugune väljakutse, et minu mälu järgi ta oli kõige raskemini sisse saadav eriala tipis Tehnikaülikoolis tol korral. Selge. Ja mis sind selle juures paelus või kas sa sellel hetkel nägid juba ees helget tulevikku, kus Eesti on demokraatlik vabariik vabaturumajandusega, või kas seal üldse sellel ajal sa said õppida midagi, mis hiljem majanduses kuidagi praktiliselt ennast kajastada sai? Natuke hiljem, et sel ajal nagu võib-olla paljudel noortel mul eitlesid ka mõtted, et huvitav kas jääda siia või üritada lahkuda kusagil ühel või teisel meetodil, aga ma arvan, et mingi umbes 86 või kuidagi juba tegelikult raamatukogudest ja sai juba õppida midagi, mida isegi tänapäeval õpitakse. Ja kui sa nüüd praegu oleksid sama vana, oletame, et sa oleksid, ma ei tea, kuskil 20-25 aasta vanuses, aga praegusel ajahetkel. Mis sa siis oma eluga teeksid? Muideks ma olin 17 tookord. Okei, vau. See on oluline vahe. Väga vabandan, et ma nii mööda panin. Sel ajal mindi ikka kohe otse, et ei logeletud niimoodi ringi. Selge, no mina logelesin. Aga oletame, et sa siis oleksid praegusel ajastul 17-21. Mis sa läheksid õppima praegu? Ma isegi ei tea, see sõltub väga palju taustast ja kuidagi, mis sa enne seda teinud oled, aeg on nii palju muutunud, et ma arvan, et seda eriala täpselt sellisena ei ole olemaski enam, nii et see ei ole nagu võimalus, aga ma ei tea, kindlasti ma midagi välja mõtleks, aga kuna see ei ole mul probleem, siis ma sageli nende asja peale ei mõtle liiga kaugel, liiga teoreetiline ja üks asi, mida ma ei ole ära õppinud, on ajast tagasi rändamine. Okei, aga ma pressin natukene ikkagi, sest ma ikkagi tegelikult tahaksin teada seda, nii et ma nüüd natuke mõtlen lihtsalt, kuidas veidi teistmoodi seda sama küsimust küsida. Mis on siis see, et oletame, et nende teadmistega, mis sa käisid välismaal ka ülikoolis, eks ole? See oli palju hiljem ja see oli... Kui palju hiljem see oli? See oli aastal 99 ehk väga palju hiljem. Okei, see on tõesti väga palju hiljem. Ja mida sa sinna läksid õppima? No sinna ma läksin sellepärast, et ma tegin esimesest suurest töötamisest pausi ja siis oli lihtsalt selline mõte, et see minu ülikool oli selline nõukogudeaegne kogemus, et läheks ja nuusutaks natukene, et mis nad seal kapitalismi kantsis õpetavad. Ja mõeldud-tehtud. Ja mis õppisid sealt? See oli tegelikult ta ei olnud nagu MBA, ta oli osaliselt programmkattus, aga ta oli nagu juba sellistele edasi jõudnud juhtidele, nimi oli General Management Program. Natuke nagu tööstuse planeerimine, aga üldisem. Okei, aga kui me ikkagi tuleksime sinna kohta tagasi, et kui sa nüüd oleksid nende teadmistega, mis sul olid näiteks 86., 88., 80. lõpus või 90. alguses, kui sa nende teadmistega nüüd praegult oleksid samas vanuses, oma huvidega, oma teadmistega, siis mida sa praegusel ajal teeksid? Mida sa kas õpiksid, mida sa ette võtaksid või mismoodi sa tänases, sest ilmselgelt ju võrreldes 90. algusega ja 80. lõpuga maailm on äärmiselt palju muutunud. Mis sa teeksid nende teadmistega? See on jälle see, et sa ise oled ka väga palju muutunud ja ainuüksi teadmised ei ole teine asi, et minu arust on nagu ka muud asjad, et näiteks kui palju sa riski tahad võtta. Et ilmselt nooremad inimesed tavaliselt tahavad palju rohkem riski võtta, kui vanemad inimesed tahavad. Ja selles mõttes on jällegi raske samastuda, et tõenäoliselt ma võtaks palju rohkem riske kui täna. Aga kui palju ja kus alal, jällegi, kuidagi nagu minu jaoks on olnud ebapraktiline küsimus. Ma ei ole selle peale mõelnud ja ma niimoodi ei taha niisama tulistada, et
mis esimesena nagu keele peale tuleb. Selge. Kui vanad su lapsed on? 2 tükki on väga täiskasvanud, üks on 33, teine on 26 ja kolmas sai just 11. Kui sarnane sa ütleksid, et nende siis selline kasvamine ja arenguteekond lapsena, teismeealisena on sarnane, samasugune teiste näiteks Eesti lastega? Tead, mul on jälle võib-olla 2 vanemal oli suhteliselt sarnane, sest nad käisid Eestis koolis ja elasid nii-öelda normaalset Eesti lapseelu ühel või teisel viisil, et viimane laps on kasvanud üles muus keskkonnas, et sündinud Londonis, elanud Šveitsis ja ma arvan, et tema on väga teistsugune. Ja kui vana tema praegu on? 11 sai just. 11, okei. Kas sul on mingisugust hirmu ka, et tänu oma heale elujärjele, et kuidagi laisaks või pehmeks või muutub selliseks kõike head iseenesest mõistetavaks võtvalt? Eks ta võib natuke olla, aga see ei ole küll peamine tunne, et ma pigem arvan, et ma arvan, et rohkem tuleb näha nagu võimalusi, et mitte väga kartusi, eriti lapse puhul, et alati last vaatad, mõtled, et ta võiks natuke organiseeritum olla ja nii edasi, aga siis kui natuke tagasi meenutada, ega ma vist ise ka ei olnud. Nii et selles mõttes, ma ei tea, mul ei ole mingit suurt hirmu. Kas sa olid pättnoorena ka või? Mitte väga palju. Ma arvan, et et võib-olla politseisse sattusin korra või midagi 2, aga midagi suurt ei olnud. Okei, aga need 2 täiskasvanud last, kui palju sa nende pättustest teada said või kõrvalt? Nendel ka ei ole midagi. Poiss oli jumala korralik, tütrega oli see, et kui ta 15 sai ja koolis käis, siis ta nagu kuidagi õhtuti käis kauem väljas, tabati alkoholi tarbimiselt tööklubides ja siis oli niisugune kodune vestlus tõsine, et mis teha. Mul oli ka sel hetkel niisugune natukene nagu eraeluline lahkuheitmine, ilmselt see mõjub ka lastele alati ja siis ma tulin geniaalsele mõttele, et Susanna, et saadaks su õige erakooli Šveitsi. Tüdruk oli õnneks kindla iseloomuga või ütles, ja seal maha ütles, et isa, aga mind kaitsevad seadused, ma ei taha sinna minna. Ma tavaliselt ei võtta vastuseid niimoodi kohe, et siis otsustasin kavaluse kasuks, vaatasin, et sama kool, kuhu ma teda panna tahtsin, tal oli ka filiaal Londoni lähistan, siis küsisin, Susanna, et kuidas Londoniga oleks? Ja kõik noored ütlevad, London, see on cool. Tegelikult pettus oli see, et see kool päris Londonis ei olnud, vaid umbes 30 kilomeetrit eemal suletud. Aga nii ta läks ja ta pärast ise ütles, et väga hea, et nii läks. Kas sul oli endal mingisugune lapsi saades, ma ei tea, mingisugune eetika või moraali koodeks või mingisugused kindlad uskumused või arvamused, mille põhjal sa mõtlesid, et ma ei tea, näiteks mind kasvatati nii ja ma tahan teistmoodi kasvatada või mind kasvatati täpselt nii hästi ja tahaks samamoodi kasvatada või nagu mingisugune reeglistik raam või just siis selle puudumine, mida sa teadlikult mõtlesid, et tahaks lastele kuidagi edasi kanda? Teate, varem ei olnud, et nüüd ma pööran rohkem tähelepanu ja põhimõtteliselt mul on nagu mingil määral ma olen hästi liberaalne, näiteks ma ei ole kunagi keelanud otseselt arvutimänge, et mul see noorem poiss oli juba superkiller 6-aastaselt, mängis igasuguseid mänge päris osavalt. Paljud lapsevanemad arvasid, et see on väga halb, mina võtsin nagu vaate, et okei, 6-aastaselt ma käiks tast üle, aga kui ta 12-13 on, siis ta hakkab ikka seda mängima. Ja parem on see, et kui ta varem mängib ja ausalt öeldes tänapäeval ta enam ei mängi, et minu arust juba mingi 2-3 aastat ei mängi, et nüüd mängib malet. Ise on valinud, et kui me teeme. Aga kus mul on nagu hästi selged põhimõtted on, mida ma ise ka nagu rakendan, aga laste puhul eriti, et number 1 kõige tähtsam asi on uni. Et raudselt 10 tundi magamist, 9:30 magama, ei ole mingit kauplemist. Sest tegelikult nii palju, kui ma aru saan, on inimeste protsessid hästi palju toimivad nagu öösel ja kui sa une ära lõikad, see ei ole väga hea. Number 2 on tervislik toitumine, et ausalt öeldes ma olen ise natuke šokeeritud, et siin käisime Tallinnas spordivõistlustel, kuidas spordilapsed mugivad komme ja magusid asju, mul poeg hangutas pead, mõtlesin, mis asja nad teevad küll siin, et täitsa uskumatu lugu.
et nagu toitumine. Aga noh, muud asjad kõik on nagu suhteliselt liberaalne, et noh, minu pärast käigu väljas mängigu kohalike lastega. Okei, ta ise on ära piiranud, et tal screen time on 2 tundi, millest ta ise kinni peab. Et jah, ma ei tea, aga uni ja toitumine. Aga mis hetkel sa selle teadmise või arusaamani jõudsid, et uni ja toitumine tähtsad asjad on? Eks ma ise nagu enda peal katsetades ja natuke lugedes ja uurides jõudsin sinnamaani. Mis vanuses? Mitte väga ammu, ma arvan, et niimoodi viimase 5 aasta jooksul. Okei, aga esimest 2 last kasvatasid siis niimoodi, et ärge magage ja mängige arvutimänge? No arvutimänge või oli palju vähem sel ajal, aga kui päris aus olla, et siis see oli ajal, kus ma keskendusin nagu paljud tublid Eesti inimesed töö tegemisele ja lapsed kuidagi kasvasid ise või kasvagu või last naine kasvatab. Aga kui praegult jällegi küsin sult seda küsimust, mida sulle ei meeldi, et sult küsitakse, nagu enne selgus, et kui praeguste teadmistega saaksid ajas tagasi minna esimese 2 lapse kasvatamise juurde, et siis oleksid mingisugused asjad, mida teistmoodi teeks või? No ma arvan jah, need samad asjad, mida ma nüüd rakendan, et ma arvan, et seda kindlasti. Ma isegi ei tea, jälle ma olen nii palju Eestist eemal olnud, et ma nagu täpselt ei tea, et kuidas nagu siinne koolielu ja ütleme, eks lapsed kasvavad ja õpivad teineteiselt, et kuidas see dünaamika siin toimib, et mul ei ole nagu ausalt öeldes aimugi. Ja kas ma sain õigesti aru, et noorem laps käib Šveitsis koolis või? Jah. Ja kuidas sealne koolisüsteem Eesti omast erineb? Seal on niimoodi, et me tegelikult katsetasime, mul esimene mõte oli, et las käib kohalikus külakoolis. Šveits on selles mõttes selline riik, et seal puudub ühtne hariduspoliitikat reguleerib igaüks 26 kantonist, mis tähendab, et koolivaheajad on erinev, õppekeel on erinev, esimesed võõrkeeled on erinevad, suhtumine näiteks kodukoolitusse on erinev. Aga kui aus olla, siis mul oli see eesmärk, et kuna ma olen itaaliakeelses keskkonnas, las ta siis õpib seal, kuigi ma ise väga hästi ei räägi, et las ta õpib seal itaalia keelt. Aga kui tagasi vaadata, siis see kool oli suhteliselt selline vanamoodne, et mitte paremini öeldes klassikaline. Ja kuidagi väga niisuke, minu jaoks nagu liiga jäik või struktureeritud. Ja mis siis juhtus, ta oli selline väike külakool, ma elan 2000 elanikuga külas, siis nagu ikka klassis oli seal, ta oli nii väike kool, et minu arust seal 2 aastat veel õppisid koos. Ja nagu ikka, et siis enamus olid seal kõik kohalikud. Ja siis minu poiss ja üks Filipiino olid nagu need teised. Ja siis nad moodustasid mingi väikse gängi, et see sõber tal oli niisuke, natuke nagu Joosep Toots või et praktiliselt päevagi ei olnud, kus midagi ei oleks juhtunud. Ja mul oli ka niimoodi, siis koolikutsed tulid, millest ma üldse nagu mulle ei meeldinud ja siis nad seal kohalikega natuke nagu Joosep Toots seal, mitte päris ei kakelnud, aga ikkagi tülitsesid. Ja siis õpetajad ütlesid, et ma peaks kutsuma nagu mingit perekonna abi, et siis ma võtsin ühendust, tuli mingi sotsiaaltöötaja kohale, ta arvas, et ta mingi joodikutest või lõhkenud perekond, nägi, et üldse ei ole asi. Siis ta küsis ausalt, rääkis poisiga paar korda, siis vangutas pead ja ütles, et tead, et sa kooli ei taha vahetada või. Ja siis ma nagu hakkasin mõtlema ise, et mul poiss hakkas tennist ka mängima, et see kooli jäikus natuke segas. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult on hea mõte ja siis vaatasin, et üks rahvusvaheline kool oli just tenniseväljakute kõrval ja kuidagi tegin ära ja pärast seda ei ole enam ühtegi probleemi koolis olnud. Et tegelikult kuidagi nagu see mingi niisugune väike grupi dünaamika, et ma arvan, et nüüd oleks süvenenud, et oleks ta nagu paika jäänud. Aga mul endal ka ma tunnistan, mul kohe niisugust mõtet pähe ei tulnud, et viga on koolis või kuidagi, et kuidagi see sotsiaaltöötaja nagu käis paar korda kohal ja üldse ei aru, et miks teda nagu kutsuti. Kas on võimalik, et selle Filipiino poisi vanemad räägivad, et sinu laps oli see Joosep Toots hoopis või? Ma ei tea, ma ei võta see kinni, võib-olla on grupidünaamika, aga ma hästi ei usu, et nad vahel saavad kohalikul mänguväljakul tänaseni kokku, aga vaata, sul on ikkagi temperament ja niisugused asjad on teised natuke.
Kas sa ise tunned, et sa oleks väga tahtnud, et oleks võinud nooruses, ma ei tea, põhikooli keskkooli ajal midagi õppida, millest praegu väga kasu oleks või mis oleks midagi, mis oleks elu lihtsamaks teinud? See ei ole väga, et ma ei tea, ma arvan, et õppimine on elupikkune protsess, et see kool on nagu ta on, et pigem on, mis sul koolist võiks külge jääda, on mingisugune ellusuhtumine või asi, et ma ja mingil määral saad inspiratsiooni või midagi sellest, et ma ei tea, ma ei arva, et nagu õppetöö lõpeb kooliga ära kuidagi, et ei, mul ei ole millestki kahju. Mis su enda jaoks kõige inspireerivamad asjad olid 80ndatel näiteks? Inimesed või ma ei tea, unistused? 80ndatel olid noored, siis olid ikka nagu muusika, naised ja alkohol. Ja kui ma võin küsida, mis samal ajal su kõige suuremad pahed olid? Muusika, naised ja alkohol. Okei, kas kuidagi on olnud aastatega siis... Suitsetamine ka, mille ma maha jätsin õnneks juba 85. Väga uhka. Muuseas, ma panin tähele, et keegi ei ole siin... Meist kahest üks ei ole seda maha jätnud veel. Ma olen seda korduvalt maha jätnud väga edukalt, nii et ei saa nõustuda. Aga mis sind aitas sellel või kuidas moodi see ja kas aga kõikidest teistest pahedest, et kui oled lahti saanud, siis mismoodi ja kas mingisugusel hetkel käis endal peas see kell, et mingid asjad on liiga suur ajaraisk või ei ole nagu mõtet või liikusid lihtsalt nagu motivatsioonid kuskile teistesse kohtadesse? Mis oleks elu ilma pahedeta ja pealegi pühak on raske olla. Aga ei, eks iga asi on kuidagi nagu mingi trigger ja natuke sa mõtled jälle, et võiks kuidagi teistmoodi teha või ma ei tea, kas isegi mõtled, et tunnetad pigem, et vahel on mingisugune, näiteks suitsetamisega mul oli suhteliselt lihtne, et mul miskipärast noorena oli kõrge vererõhk, et väga cool oli teistega koos suitsu teha, aga mul hakkas pärast ninast verd tulema. No see ei olnud cool. No siis on eriti lihtne maha jätta ju siis loomulikult. Mul oli teine sama asi oli õlle joomisega, et keskkooli ajal sai kangelaslikult Tartus seal õllekeldris liitrite kaupa sisse rüübatud, aga ja siis kusagil edasi diskole mindud, aga mind tabasid külmavärinad peale seda, ma ei tea, mis see oli, aga jällegi maha jäetud ei ole probleemi. No kui mul iga kord, kui ma mingit naisterahvast taga jään, hakkaks ninast verd jooksma ja jalad kukuks ära, siis ma ütleks ka, et lõpetasin ära. Me see ei ole väga nagu, ei saa eputada, kui nii ekstreemne see vastureaktsioon on. Aga see selleks. Et kas sa 90ndatel mõtlesid ka selle peale, et kuhu see riik meil liigub ja kui mõtlesid, siis tänasel päeval siin ringi vaadates, siis on ka mingisuguseid asju, mis sa kujutasid ette, et kindlasti täpselt niimoodi läheb või on ka mingeid asju, mis on nii-öelda väga üllatavad, et me sellisesse kohta oleme sattunud? Ma ei tea, ma olen rohkem alati olnud kuidagi inimeste ja niisugust usku, et mulle ausalt öeldes sõna riik ja niisugune asi nagu väga ei meeldi ja sümpatiseeri. Et üks asi, mis ma Eestis vaatan, on kuidagi kõik on õudselt riigi usku. Et riik peab seda tegema ja teist tegema ja kolmandat tegema ja nii edasi, et mina ausalt arvan, et mul on kunagi nagu juhtimisega olen tegelenud, et see on väga vale lähenemine, et riik on lõpuks, mis meil on mingi 13 ministrit või midagi, et kõik asjad nagu kogutakse kõrgele raha kokku ja siis jagatakse laiali. Et võib-olla üks asi, miks mulle Šveitsis meeldib, on see, et Šveits on, ta on ka nagu riik, aga tegelikult on hästi detsentraliseeritud, et näiteks ma maksan 3 eraldi maksu, teen 3 eraldi ülekannet, selle tõttu ma tean üsna täpselt, mis on. Riik saab minu rahast umbes 30%, kanton saab natuke alla 40% ja siis kohalik küla saab natuke üle 30% ehk riik saab kõige vähem. Et mis näitab seda, et enamus probleeme lahendatakse märksa madalamal tasandil ära kui riik. Ja minu arust on näiteks organisatsioonis on see, et kujuta pilti, et pangas nagu, ma ei tea, juhatus tegeleb kõikide probleemidega, et ei ole efektiivne, ei saa. Et sa pead ikkagi nagu võimalikult allpool kõik asjad ära lahendama. Ja minu jaoks on see fundamentaalne probleem, et millest nagu keegi aru ei saa, aga ilmselt valijad toetavad seda, et nii siis läheb. Okay. Aga mul on kogu aeg selline nagu vaade olnud, et võib-olla lihtsalt on selline vaade. Nii, aga kui siis teeks homsest sind Eesti kuningaks, siis mis esimese 2 nädalaga oleks need asjad, mis sa muudaksid?
esimene 2 nädalat tuleb likvideerida opositsioon. Meie positsioon oleks kindel. Ei, see on hästi pragmaatiline, muidu see järsku ei ole. Ja noh, pärast seda hakata agendat tegema. Okei, aga agenda, mis see, oletame, et on siis see agenda tegemise aeg, et mis need kõige nii-öelda küpsemad õunad on, mis saaks kõige kiiremini ära noppida, mis teeks elu elamisväärsemaks? Kui sa vaatad lihtsaid asju, jätad kõrvale sellised paatoslikud asjad nagu enesekaitse ja siis on jälle lihtsad asjad, et toitumine ja tervislikud eluviisid, see oluliselt viib kulutusi alla, uni. Ma arvan sama asi, et probleeme ei peaks kuidagi üles delegeerima, vaid kuidagi allpool ära lahendama. Ma arvan, et neid asju on mitmeid, et ütleme jällegi mingisugused niisugused, mis ma olen nagu õppinud ja millel on võib-olla tugevam selline teaduslik taust, näiteks võib-olla jälle väga populaarne, aga väidetavalt laste kakskeelsus nagu arendab oluliselt ajutegevust. Ükskõik, see ei pea olema, ükskõik mis keelad need on, et näiteks võib-olla niisugused eksperimendid, et midagi. Aga mulle tundub täpselt, et midagi peaks nagu proovima, et ei pea täpselt järgi tegema seda, mida keegi ees on teinud või veel enam kopeerima, ma ei tea, Euroliidus välja mõeldud asju. Okei, kui sa saaksid teha ühe inimkatse, see võib siis olla terve Eesti populatsiooni peal või terve maailma populatsiooni peal, jaotad inimesed, ma ei tea, 2, 3 või 4 rühma, siis mis see üks inimkatse oleks, mis sa teeksid? Esiteks, see on vale riski juhtimine, ei tohi teha nii suure populatsiooni peal, tuleb teha väikestes kohtades, mitte ainult inimkatsed, aga ka muud katset tuleb teha nagu liivakastis või nii-öelda nagu isoleeritud tingimustes. Aga ma arvan, et ma ei ole teadur, et neid igasugused katseid on piisavalt tehtud, et võib täitsa palju lugeda, et mul puudub ambitsioon mingit katseid teha. Okei, ma teesklen, et ma usun seda vastust, aga Šveitsi inimesed, kui sa võrdleksid neid kas või selle küla põhjal, kus sina elad, nende, ma ei tea, ellusuhtumist, eestlaste ellusuhtumisega, kas on mingisugused asjad, mis sulle kohe niimoodi silma või kõrva jääksid, et kuidas elu teistmoodi nähakse, hinnatakse ja nii edasi? Ühest küljest mulle tundub, et nad on nagu tolerantsemad, aga näiteks on ka mingid asjad, mis mulle üldse ei meeldi, et kuidagi nagu Šveitsis on, see on jälle võib-olla niisugune nagu hästi arhailine või külaeluline lähenemine, et seal nagu laste tuleviku üle otsustatakse juba kusagil, ma ei tea, 5., 6. klassis või et kas sa nagu lähed edasi õppima või sust saab tööline umbes, et mis minu arust nagu kõlab väga julmalt või kuidagi ma ei tea, et näiteks niisugused asjad mulle ei meeldi, et selles mõttes ei ole nagu must ja valge, et ma kõike kiidan, et on asju, mis meeldivad, on asju, mis üldse ei meeldi. Aga mingil määral selline, mis mulle meeldib jällegi on natuke nagu suhtumine on selline, et Šveitsis on ka hästi palju seadusi ja seadused arvatavasti tavaliselt piiravad väga palju seda asju. Niisugune lihtne asi näiteks, mis mind ei puuduta küll on, aga suitsetamine baarides või kuidagi niimoodi, et see on ka tegelikult Šveitsis keelatud, aga põhimõtteliselt on ikkagi selline asi, et kui sa seal enam-vähem üksi oled ja kedagi ei sega, siis inimesed suitsetavad. Aga keegi tuleb ja ütleb, et teda segab, et siis ei suitseta. Et selles mõttes ta on kuidagi natukene nagu selline lähenemine, et kui see kedagi nagu ei sega kusagil, et siis see ei ole kellegi asi otseselt. Et ma ei tea, või jah, teine asi, mis ma olen vaadanud, et kusagil mägedes kõndis, kus on puhas õhk, et näiteks ma ei tea, kanepilõht tuleb hästi kaugele, et ilmselt kanep ei ole ka päris legaalne. Aga kui see kedagi ei sega ja keegi kõnnib ja suitsetab seal, et ei ole mingit probleemi kellegil. Kas sa ei tunne, et see on samamoodi, sest ma olen täpselt sama asja tähele pannud, ükskõik kus riigis sa käid, kus on piisavalt mitusada aastat enam-vähem samad kultuuriväärtused seda kultuuri kandnud, isegi kui on sul vahepeal, ma ei tea, näiteks Hispaanias, Itaalias, Portugalis, ma näen seda sama asja hästi palju, et inimestel on, et kus sul kuskil parkimine ei ole otseselt lubatud, aga kui sa autoga sinna sõidad ja seal, kui see kedagi ei sega, siis politsei võib sealt mööda käia, on see, et sa otseselt ei tohi siia parkida, aga kui sa pargid, ma ei tee sulle trahvi. Et sellist, et mul on see tunne, et just sellistes riikides on seda, kus on selline vana kultuur. Šveitsis tehakse trahvi, et Šveits on niisugune selles mõttes, seal on isegi niipidi, et mul oli ise just õhtul või enne kui ma ära tulin, et kõik oli täis pargitud, mul oli vaja
tulime reisilt, oli vaja poisile pitsa sisse sööta kiiresti, siis seal on mingi apteek. Mis pitsa oli, kui ma võin küsida? Gluteenivaba, et me sööme gluteenivaba, et see, ja seal on mingi koht, kus on nagu põhimõtteliselt on apteek, 3 parkimiskohta, apteek on kinni, see ei ole valveapteek. Ja 2 neist olid täispargitud, ma panin nagu viimasesse ja siis tuli mingi külaelanik mööda ja ütles, et see on apteegi parkimiskoht. Ma ütlesin, ja, ei ole ja. Et apteeki ja pangaautomaati, mul oli raha vaja, siis ma läksin pangaautomaati, võtsin, ta läks minema. Võtsin raha, et tegelikult ja vaata, politsei jällegi mingil määral, mingid niisugused parkimised, niisugused asjad nad jälle hoiavad korda, et nagu mis on, ütleme nagu kuidagi olulised. Et jah, ta võib olla, et nad sulle kohe trahvi ei kirjuta, et esimene kord hoiatavad. Aga kui sa teine kord teed, et siis ikkagi nad kirjutavad sulle, et see, et seal tühi koht on ja parkida ei tohi, et see ei tööta. Sama asi on see šveitslaseks suhtumine. Seal on mingisugused niisugused pühad asjad. Muideks ma juhuslikult täiesti leidsin, et kes tahab, on minu arust väga, väga hea mingi Šveitsi turismivideo on äkki kui sa YouTube'i paned mingi Visit Switzerland, seal on Roger Federer ja üks Kanada koomik. Ma kuidagi täiesti juhuslikult leidsin selle, et nad satuvad nagu valesse rongi kogemata, teevad mingit niisugune lõbus dialoog, et teevad nagu või peavad tegema Šveitsi reklaamivideot ja siis on täpselt nagu niisugune šveitslaslik rangus, et seal kuidagi näiteks öeldakse sõna late, et hilja, et selle peale kogu rong pöörab pead, et hiljaks jääda ei tohi, et see on nagu reegel. Ja siis teine asi täpselt see tõsise nagu konduktor, et ükskõik oled Federer või see Kanada koomik, kes püüdis nagu ennast välja rääkida, et rahakott maas, et ma hakkan sul TikTokiks jälgijaks, aga see oli niisuguse karmi näoga ja miski ei aita, et mingid asjad on jah sellised. Kui ma viimati vaatasin, millest on nüüd paar aastat möödas, siis eestlaste ja šveitslaste keskmine oodatav eluiga, sellel on umbes 15 aastat vahet, ehk siis eestlased surevad umbes 15 aastat enne ära kui keskmised šveitslased. Kui sina nüüd peaksid täiesti mitteteaduslikult pakkuma, mis need põhilised põhjused võivad olla, siis mis need oleksid? Niisugused noorte meeste mittetervislikud eluviisid. Mehed vist surevad varem ja kuidagi, eks neid on palju tegelikult neid põhjusi, et eks neid on palju, aga jällegi sa võid lugeda, et mille tõttu surrakse ja mis vanuses surrakse, et see keskmine on ka jälle niisugune natuke nagu petlik number, et sa pead tükkideks tegema, et keskmist inimest ei ole olemas, et kes millal ja mille tõttu. Aga jah, ei, ma õnneks ta on Eestis paranemas see asi. Okei, räägime pangandusest ka natukene, kui tohib. Põhiline küsimus see, et küsisin sama küsimust mõned nädalad tagasi Hardo Pajula käest ja küsimus siis seisneb selles, et kuskil veebruari keskel tuli välja kõige usaldusväärsemate Ameerika pankade nimekiri. Ja üks seal vist oli 20. kohal oli siuke pank nagu Silicon Valley Bank. Ja siis läks vähem kui 3 nädalat mööda, kui see pank oli kokku kukkunud ja inimesed oma säästudest ja kõigest muust ilma. Et sa oskad nagu meile lihtsamatele ja lollimatele inimestele selgeks teha, et kuidas selline olukord aset saab leida? My name is Trust, I'm a banker, don't trust. Kõik need igasugused minu arust usaldatavus ja niisugused testid on, ma olen ääretult skeptiline nende suhtes, et kui sa tahad pankadest aru saada, tuleb lugeda hästi põhjalikult aruandeid ja mitte ainult bilanssi, vaid minna nagu lisadesse, et inimeste tähelepanu on mis Silicon Valley pangas juhtus, on see, et neil, kui sa vaatasid jällegi neid peauudiseid või et siis nad tegid 2022 kasumit ja kõik oli justkui korras, aga kui sa lähed nendesse nagu lisadesse, umbes lehekülgedele, ma ei tea, 50 kuni 150 ja hakkad vaatama, siis sealt paistis vastu, et neil olid tegelikult realiseerimata kahjumid ja mina olen natuurilt alati niisugune friik olnud,
et samasugune asi on täpselt, ma ei ütle, see kuidagi ohustab, aga siin oli vist paar päeva tagasi või mõned päevad tagasi oli uudis vist, et Eesti Pank tegi 157 miljonit kahjumit eelmine aasta või number 1, et keskpanka eesmärk ei ole kasumit teenida üldse, aga see on iseenesest oli nagu suur šokk, aga mis üks korralik analüütik teeb, läheb sinna nagu vaatab aruannetesse ja tegelikult täpselt sama nagu mis Silicon Valley pangal, et kui sa vaatad nende võlakirja portfelli ja ütleme soetusväärtuse ja turuhinna vahet, siis see on -1,5 miljardit. Millest keegi ei räägi mitte midagi. Ja kui aus olla, kahjuks on neid ka kommertspankasid selliseid, et ma ei taha paanikat tekitada ja nimesid mitte nimetada, aga mina tean nii mõndagi, kellel on ütleme üle 100 miljoni ulatav samasugune probleem, et ma jälle ütle, et sellest midagi tingimata juhtub, võib-olla ei juhtu, aga kes viitsib tähelepanu pöörata, leiab kõik üles, et see ei ole mingi siseinfo, mingit asja. Et lihtsalt ütleme nende reitingute ja ajalehtede lugemise asemel sind huvitab tegelikult üks pank, sind ei huvita 20 panka, et võta kätte ja vaata nagu põhjalikumalt sisse. Okei, vahel juhtub niisugust asju, et isegi mida aruannetes ei ole, aga ütleme, ma siiski arvan, et 20-80 reegel on, et 80% juhtudest sa ikkagi leiad probleemid üles, kui sa piisavalt tööd teed. Aga kui palju süsteem ise selles probleemi tekkes süüdi on, sellepärast et kui see sama asi 2008-2009 juhtus, siis ju sellele järgnes see, et riigid ju maksumaksja raha eest päästsid need pangad sellest hädast välja. Et kas sellest ajast on mingisuguseid fundamentaalseid, strukturaalseid muudatusi tehtud selles süsteemis ja kui ei ole, siis kas üldse peaks keskmisel inimesel, kellel ei ole aega ega teadmisi, et mõista, mismoodi kogu see süsteem töötab ja aru saada, keda ta saab usaldada, keda ta ei saa usaldada, et kas tal on mingit põhjust üldse kogu seda süsteemi usaldada või ta peaks kogu aeg lihtsalt kartma, et kes teab, kas homme minu pank ka kokku kukub? Ma jällegi arvan, et see on tõsi, et pangad olid raskustes. Iseenesest ma arvan, et tegelikult oleks hea, kui mõni neist kokku kukub või karistuseks, et miks sa pead kedagi välja aitama, kes on halba tööd teeb. Aga minu arust tegelikult see kurja juur ei ole mitte pankade toetamine, vaid kui sa vaatad Euroopa Keskpanka, siis mida ta on tegelikult teinud, kust need portfellid kõik ehitatud on toetatud mingeid riike, kes kokku ei kukuks on üle laenanud. Ja see on probleem, et tegelikult kui sa vaatad Keskpanga ülesanne peaks olema just kui majandust toetada, aga kui nüüd vaadata, mida näiteks Euroopa Keskpank on teinud viimased pool aastat enam ei ole, aga nüüd sellele eelnev kümnend või natuke kauem, millal see kuulus bazooka väljend oli, et siis tegelikult on toetatud seda Club Medi, ostetud nende võlakirju, hoitud intresside all ja see on nagu see ülesanne olnud, et tegelikult ja samal ajal rikutud reegleid, või painutatud reegleid vähemalt, et tegelikult on ikkagi see, et kurja juur on alati olnud poliitikute ülekulutamine, mida siis nagu varjati läbi Keskpanga finantseerimisega. Leiutati igasuguseid nimesid ja küll siis tuli COVID juurde ja igasugust muud hädad, et kes probleemi leiaks, et ma ei tea, kui sa tahad kellegiga tülli minna, alati leiad 100 põhjust või põhjendada midagi. Kui palju on selle probleemiga seotud ja ma nüüd väga vabandan, kui ma mingisugused tehnilised terminid ajan segamini, aga põhimõtteliselt siis pankade õigus ka välja laenata raha, mida neil tegelikult ei ole. Et ma kuskilt mäletan, et mingisugune see oli midagi sellist, et sa võid laenata välja, oletame, et sul on $, iga $, pealt sa võid tegelikult $10 välja laenata. Näiteks lihtsalt, et kas ja kui palju selline asi Eestis ja Euroopas on nii-öelda toimub ja kas ja kui palju see aitab kaasa sellele eelmainitud probleemile? Seda ma ei saa sulle öelda, see meie tsunti saladus. Ma teen sulle väikse majanduse õppetunni, et kui palju sul on raha? Metsikult palju. Kus ta sul on pangas? Ma ei saa öelda, mul on... Ei, aga pangas on? Pangas on ka, jah. On ka, jah. Siis number 1 on tegelikult sul pangas ei ole raha, sul on nõue panga vastu. Et sisuliselt on enam-vähem samasugune asi, et kui sa
kui sa mulle raha annaks, laenaks, siis sa ei nimetaks seda rahaks. Et sa oled laenu kellelegi andnud, see on mingi laen ja niisugune kahtlane tüüp, võib-olla ei tea, kas tagasi saab või ei saa. No tegelikult on pangaga on täpselt sama lugu, et inimesed ütlevad, et mul on raha, aga tegelikult tal ei ole raha, tal on nõue panga vastu. Ja pangad lihtsalt müüvad usaldusväärsust ja reeglina nad ongi, et kui sa tahad, saad enda raha kätte. Aga tegelikult sul ei ole raha, sul on nõue. Ja nüüd, kuhu sa sihid on jah see, et kui sa nüüd tuled näiteks LHV pangast laenu võtma, näiteks tahad endal, ma ei tea, suuremat Teslat osta või ma ei tea, mida sa tahad osta. Mul laenu ei ole vaja. Midagi, et siis suure tõenäosusega, mis juhtub, on lihtsalt see, et eks me siis selle raha paneme sulle nagu kirjutame juurde su kontole. Aga see on nõue jälle nagu panga vastu. Ja päeva lõpuks raha liigub pankade vahel, aga ütleme, tegelikkuses ikkagi raha on see, et mida on keskpank välja andnud, kõik muu on niisugune nagu nõuded. Aga need on hästi usaldusväärsed nõuded, ja inimesed ajavad väga, väga sageli sassi, et ma ei tea, kui ajakirjandus kirjutab, et keegi on nii ja naa rikas, eks ole, et siis seda rikkust väljendatakse justkui rahas. Ma vaatasin, nädal tagasi oli keegi BBC ajakirjanik kiusas Elon Muski, et miks ta Twitterisse rohkem raha ei pane ja Elon Musk nagu räägib, et tal nagu seda raha ei ole, et mis on jumala tõsi, et tal on nagu aktsiad. Ja enam-vähem sama, et inimesed ajavad kõik need asjad sassi, et mis on nagu raha ja mis on mingi muu asi. Aga fakt on see jah, et tegelikult see kommertspanga süsteem nagu toodab raha. Tõsi küll, keskpangad seda mingil määral reguleerivad, et sul on terve rida reegleid, et seda tegevust harrastada või missuguseid reegleid sa pead täitma ja seda sa saad nagu siis dimensioneerida, et kas sa nagu saad rohkem laene anda või vähem laene anda või saab täitsa kinni keerata. Ja ausalt öeldes need meetodid on läinud järjest jõulisemaks ja natuke niisuguseks gangsterlikumaks võrreldes minu esimese karjääriga 90. aastatel, aga see selleks. Okei, aga kui ma natukene veel seda teemat pressin, siis kui oma Waldorf kooli ajuga lihtsalt proovin mõista, et teoreetiliselt, kui seadusega on pankadel lubatud mingil määral rohkem anda välja laene, kui neil on endal kapitali ja see tekitab raha juurde, mis tekitab inflatsiooni, ka siis nagu teoreetiliselt ma võiksin lihtsalt öelda seda, et kui kõik inimesed võtaksid pankadest kõik raha välja, mida ei saaks juhtuda, et kõike seda raha isegi ei ole, eks ole, aga oletame, et oleks, siis nagu ka peatuks tänu sellele inflatsioon. See nüüd on natuke... Sellepärast ma ütlesin, et nagu Waldorf kooli aju. Ma ei saanud päris konstruktsioonist aru, aga hakkame sealt pihta, et tõenäoliselt inflatsiooni põhjus enne kõike on ikkagi see, et kuidagi liiga palju raha ajab taga liiga väheseid teenuseid või kaupu. Ja nüüd on küsimus, kus seda liiga palju nagu raha tuleb. Ja eks ta vastus on, et et see niisugune jaekett nagu umbes, et toidukaubad sa saad jaekauplustest, et need on nagu pangad. Aga kes süsteemi suunavad ikkagi on nagu keskpangad, et näiteks kui meelde tuletada, siis veel mõned aastad, 3 aastat tagasi näiteks Euroopa Keskpank utsitas meid hirmsasti laene andma. Need pangad, kes rohkem laene andsid, need said nende samade laenude vastu või piltlikult öeldes said keskpangast ultraodavat raha ja kuigi meil seda otseselt vaja olnud, aga keegi annab sulle -1%, kas isegi meie võtsime. Et kui keegi maksab sulle peale ja see oli niimoodi, et nad maksid sulle peale, kui see eriti tubli kasvaja olid, nagu LHV oli. Et mis on jumala absurdne, et keegi niisugust asja välja mõtleb, aga nii nad tegid, aga me ei ole seda kunagi küsinud, me ei ole seda kunagi nõudnud, aga nad ise pakkusid. Ja ma ei tea, kui sulle keegi pakub raha, et sulle peale maksab. Ja kui sul väga vaja ole, sa vist võtaks ikka. Sa võid proovida, vaata, mis ma teen.
Okei, aga siis nagu suur küsimus on ikkagi see, et kui nii mitu sellist asja on juba viinud tohutute krahhideni, eks ole, mille pärast inimesed rongide ette hüppavad ja mida kõike veel, et siis kas ja miks meil peaks olema mingit usku sellesse, et see süsteem iseenesest sellisena, nagu ta on, üldse suudab püsti jääda ja kas ta üldse jääb püsti, kui me vaatame nüüd, ma ei tea, järgmist 20 aastat? Ma arvan jälle, et see on nagu, mis krahhidena viib, on regulaatorite ja võib-olla poliitikute uskumus, et nad suudavad nii keerulist asja nagu ühiskond või majandus nagu peenreguleerida. Et minu jaoks näiteks kas või see keskpankade 2% inflatsiooni eesmärk on selge fetiš, et sa alati paned mööda, sa ei saa kuidagi nagu sinna pihta. Ja kui sa nagu selliseid üritad peenreguleerida, siis kui aus olla, ma arvan, et need inimesed ka, kes tavaliselt eriti intelligentsed ei ole, et ikkagi need, ütleme, paremad inimesed töötavad nagu paremini tasustatud kohtadel ja siis nad keeravad kogu aeg käkke kokku. See on niimoodi olnud varem ja on ka tulevikus, et midagi teha ei ole, et sinu ülesanne on kuidagi siin nagu säilida. Okei, ja sa võid kurta, aga ma alati ütlen, et mis asja kurdad, et kui sul see nii raske töö on, vaheta töökohta. Okei, aga kui kõike seda arvesse võtta, et tuleb lihtsalt hakkama saada, sest maailm on, eks ole, selline hooletu koht tihtipeale või vähemalt meist tihti ei hooli või on paratamatu igasugused käkid. Et kui sa mõtled kõikide inimeste peale maailmas, kellest sa kas hoolid või potentsiaalselt hoolid, siis nagu, ja kui sa saaksid niimoodi sõrmenipsuga midagi neile selgeks teha või mingisuguse õppetunni anda või panna neid mõistma mingisugust, ma ei tea, truismi või mingisugust viisi, kuidas elu käib, siis mis see oleks selle jaoks, et siis toime tulla selle paratamatusega? No ma ei tea, kõigepealt on number 1, et saa iseendaga hakkama, et enne kui sa kuidagi nagu teisi õpetama lähed või teistele midagi tegema lähed, et kuidagi nagu mulle tundub, et number 1 on, et sa ise ei ole nagu mingi koorem kellegile, et tuleks nagu kuidagi hakkama saada. Nagu see lennukites öeldakse, et kui on hädaolukord, siis kõigepealt pane endale hapnikumask ja siis lapsele. Et lihtsalt nii vist on, et piltlikult, ma ikkagi arvan, et jällegi hästi lihtne on niimoodi teoritiseerida mingite lihtsate asjade üle, mis maailma muudaksid. Aga ma kardan täpselt, et need väga harva muudavad, et tegelikult ikkagi sul miljardid inimesed tegutsevad kõik enda agendaga ja see tulem, mis sealt sünnib, on nagu üsna raskesti arvutatav kombinatsioon ehk sa peaks nagu ennekõike keskenduma sellele, mida sina saad kontrollida ja muuta, et mida sa kontrollida ja muuta ei saa, see on nagu keeruline, et ma olen viimasel ajal natuke aega pühendanud, üritanud neid GPT mudeleid ja nendes valdkondades ennast harida ja siis paratamatult näiteks kuidagi mul üks suur tunne on tekkinud, et inimkonna arengut piirab meie primitiivne keel, mida me räägime, et mis ei ole näiteks, sul on nagu täpne computing language, et kui sa tahad mingeid arvutusi teha ja mingeid mudeldada täpselt, aga see keel, millega me räägime ja sinuga nagu suhtleme, et see on nagu tegelikult ütleme, sügavate asjade jaoks üsna primitiivne, et ta on lihtsate asjade jaoks on hea, et näiteks, ma ei tea, väljend tool, et tool tähendab inimeste jaoks midagi, kus sa saad istuda, tagumikku toetada, aga ta ei ole kombinatsioon molekulidest või aatomitest või mingisugune, et ta lihtsalt on nagu niisugune kujund. Aga see, kuidas me räägime, et kas või see tegelikult piirab nagu niisugust täpsemat ja tõhusamat, võib-olla teaduslikumat lähenemist, et mulle selles mõttes väga see progress nii-öelda AI või nende GPT mudelite juures meeldib, et see mingil määral minu arust ühendab nagu lingvistikat arvutikeelega, et mis võimaldab sul palju asju nagu täpsemalt arvutada, aga arvutamistega on ka see, et ühiskonda ja loodust sa ei suuda mudeldada, seal on nii palju nagu neid variatsioone,
et noh, mis minu jaoks tähendabki, et kõik need julged maailma muutuvad või niisugused prognoosid ja ma arvan, näiteks mulle väga meeldib nagu rohelisus ja muu, aga noh, ma nagu arvan, et see lähenemine on ääretult primitiivne, mida tehakse ja suure tõenäosusega jookseb pange. Ja selle all sa mõtled, mida täpselt? No kogu see nii-öelda kliimatemaatika, et see on niisugune kuidagi... Sa mõtled see, et pilluks hästi palju peegeldavaid osakesi taevasse, mis päikesevalgust tagasi peegeldaks? Ei, mitte seda, aga lihtsalt kogu see nagu lähenemine on ääretult loosungilik ja primitiivne ja jällegi ma ei tea, ajalugu tagasi vaadates neid katsetusi totalitaarsemates riikides on piisavalt tehtud ja tavaliselt nad ei suuda arvestada nii paljude asjaoludega, et seal juhtuvad kindlasti suured ja traagilised vead mingil määral, ma ei taha pessimist olla. Ja Californias, ma ei mäleta, see oli vist, kas eelmine aasta nad ütlesid, et nad juba hakkasid seda tegema või alles hakkavad tegema, et nad otsustasid mingisuguse geneetiliselt moondatud sääse lasta sinna nagu seiklema selle jaoks, et ta siis nii-öelda kompeteeriks paremini kui siis need sääsed, kes seal mingisugust haigust põhjustavad siis selle jaoks, et saada need teised sääsed likvideerida. Ja see oli ka täpselt lihtsalt siuke asi, mis sa loed ja siis sul on see, et nagu keegi oleks hästi halva nagu mingi õudusfilmi alguse lihtsalt sulle kirjutanud. Et me mõtlesime uued sääsed välja ja nagu selles mõttes, et nad kas juba hakkasid seda tegema või kohe varsti hakkavad tegema. Et selliseid vahvaid asju toimub ja, aga... ise, veel kord, ma ei ole nagu, meil oli siin 2 aastat tagasi suur COVID-i teema, inimesed materjad teineteist, aga nii-öelda vektorvaktsiinid on tegelikult täpselt geneetiliselt moondatud need viirused, et midagi on ära võetud ja rahulikult võtame sisse, ei ole midagi. Sääskudest räägid siin. AI peale veel korraks, et kas üldiselt, kui saab niimoodi üsna mustvalgelt küsida, et kas sa siis pigem oled selliste tehnoloogiate suhtes optimistlik? Jah, absoluutselt. Ma arvan, et see oleks mingi ludiitlus, et progressi takistada. Ma olen väga ja ma arvan, et see on, kuigi ta on võib-olla natuke haibitud jälle üle, et tegelikult on väga kasulik. Näiteks mina oma lapsele 11-aastasele, ta küsib, et kas koolitöid, et mis sa arvad, et kas sobib kasutada, mina ütlen, muidugi sobib, et selles mõttes ei ole kahtlustki, et ära ainult lase kõike valmis teha, et kirjuta ise ümber, et see on, aga loomulikult, et miks mitte, et see on nagu, täna on nagu olemas kasutuskõlbulik ja õpi seda kasutama, sellest on kasu. Et ära ole selline, et ja mida varem ja paremini sa õpid, seda paremini sul läheb. Nii, meil on 4 minutit veel aega rääkida. Küsin veel viimased paar küsimust sinult. Nendest igasugustest raskustest, probleemidest, asjadest ennem rääkisime. Mis praegu sulle kõige rohkem raskusi valmistab? Joomine ja suitsetamine enam need ei ole. Ma ei oska nagu kurta, et mingi hirmus raskuse, mis hirmsasti vaevab, et sul on hästi palju asju, mis korraks häirivad või kuidagi, aga ütleme, probleemid on minu jaoks nagu ületamiseks või möödaminemiseks või kuidagi niimoodi, et mitte kõik, et kui ta on piisavalt väike probleem, sa ignoreerid. Et mul isa oli metsateadlane ja ma lapsena käisin taga metsas, et mina kogu aeg vehklesin ja tapsin neid sääske ja parme. Tema oli niisugune stoiline, et ta oli seda 20 aastat teinud, teda üldse ei seganud, tema jaoks on probleem, keegi verdimas natuke. Et mõned probleemid on sellised, et ma ka ei viitsi, et ma näiteks, mul on isiklik veendumus, et ma ei tea, kui taksojuht sind väikse rahaga petab, et ma ei viitsi tüli üles norida, et ma lihtsalt teen mentaalse märkuse endale. Et sa saad teda suurema rahaga vastu petta? Ei, mis iganes, aga ma lihtsalt mõtlen, et kas see on nagu piisav motivatsioon enda üles kruttimiseks, et vahel sa nagu lihtsalt aksepteerid, et keegi petab sind, et okei. Ma saan aru, ma isegi ei ütle. Sest muidu sa hakkad jälle võib-olla mingit lahingut üles kiskuma ja sa minu arust nagu tasub võidelda suuri lahinguid, mitte väga palju kogu aeg väikseid asju. Mis see suur lahing praegu sinu jaoks on, mis sind motiveerib üldse tegema midagi? Ei, neid on, ma nüüd ei teagi, et eks mu tegevus, mis on, et need on
ma ei tea, piltlikult öeldes nüüd ma pööran palju rohkem tähelepanu lapse kasvatamisele, et kuna see on varem ei teinud, nüüd tuleb teha, et ma arvan, see on suur lahing. Ta ei ole lahing, ta on isegi sõda, et pikem, lahinguid on palju. Ma arvan, et seesama pangaga tegevus on ka niisuke, kõlab väga verejanuliselt, et kas ta just sõda on, aga ta on nagu, tõenäoliselt on palju lahinguid ja olgem ausad, et eks nad on täpselt olulisemad, et sa seal mõnes lahingus peale jääd võrreldes sellega, et kõik taksojuhid sind iga päev tüssavad. Mul ei ole midagi taksojuhtide vastu, et ükskõik baaris või kusagil mujal ka, et las nad tüssavad. Et see ei ole seda väärt. Okei, 1,5 minutit, viimased paar küsimust. Kui sa saaksid koolis õpetada 7. klassile ühte tundi, peaksid õpetama, mis teemal sa õpetaksid tundi? See oleks täpselt stress, et ma ei tea, et ma mõtleks midagi järgi, aga kuidagi nagu niisugused, ma ei tea, võib-olla praktilised oskused eluks või midagi üritada. Mis sa oleks ise tahtnud 12-aastaselt teada? Mida sa ei teadnud 12-aastaselt? Mina? Yeah. Et ma ei mäleta midagi, ma isegi teadsin 12-aastaselt, et see on nii palju aega möödas. Ma ütlen ausalt, ma väga ei mäleta. Okei, ja siis ma pean küsima küsimuse, mida kõige rohkem inimesed küsisid, et ma küsiksin ja see ei ole minu enda välja mõeldud, nii et kui see kõlab kuidagi solvavalt, siis ma väga vabandan selle pärast, mina ei ole selles süüdi. Küsimus on siis, kuidas on mullis elada? Mullis? Jah. Täpselt, see on see, mida mitu inimest mult ütlesid, et palun küsida, et kuidas on mullis elada. Ma arvan, et see on nagu igaüks elab meist oma mullis, et ma ei saa aru, miks minu mull peaks väga palju erinev olema, et kindlasti mul on mull, aga ma arvan, et kõigil meil on. Aga kuidas on mull. Siis? Mul mulliga meelde kunagi Ken Saan ja Rain Tolk korraldasid vahupidusid Pirital nimega Mull, mis oli väga lõbus. Okei, viimane küsimus, üks raamat, mida soovitaksid kõigil lugeda? See oli ootamatu. See on tõesti ootamatu, ma ei tea. Aga üks raamat, mida ei soovitaks kindlasti lugeda kellelgi. Raamat, mida ise viimati lugesid, mis muljet avaldas? Nimeta üks raamat. Ei, mul on keeruline, mul on raamatutega see, et nagu alati mul on üldiselt ma olen e-raamatute peale üle läinud, et kuna ma hästi palju rändan kogu aeg ja ma ei taha nagu olla mingi raamatumüüja ukselt uksele, et ringi käia, ja e-raamatutega see jama, et neid on korraga sul 5 tükki käsil, et mida sa niimoodi aeg-ajalt võtad, et aga ei, kui ma lihtsalt võtan, et näiteks ütleme seesama, et sellest on juba mõned aastad möödas, aga näiteks seesama, et unetemaatika, et oli vist raamat pealkirjaga Why Do We Sleep? Why We Sleep? Või Why We Sleep või midagi. Matthew Walker, jah. Ja, täpselt, et see, et ütleme, sealt hakkas mul see asi hargnema ja ma natuke nagu vaatasin muid asju. Tegelikult teine asi, mis ma nagu praegu, üks teine Matthew oli vist Matthew Sido, mingi pingpongi mängija oli kirjutas raamatu nimega Bounce, et mis räägib nagu, ta hakkab rohkem nagu komplitseeritud spordist pihta, aga tegelikult täpselt, et lahkab nagu temaatikat, et kui palju sõltub talendist ja kui palju sõltub sul tööst ja juhusest ja ütleme treening või õppemeetoditest, et mul on nagu, see on hästi palju julgustanud mingil määral ja ma üritan näiteks jälle laste peal nagu neid või lapse peal, ütleme hetkel noorem lapse peal neid mõtteid rakendada. Rain Lõhmus, suur aitäh saatesse tulemast. Kõik head, aitäh. Ja suur aitäh kõikidele vaatamast ja kuulamast ja kohtume juba paari nädala pärast. Aitäh!